Tere siis jälle pärast ilusat pikka ja värvilist suve. Et jätkame kultuuri- ja sädeinimeste külastamist ja küsime, kuidas neil läheb. Täna oleme külas siis Kodavere kandis ja uurime suurt huvi, kuidas siis see läheb Kodavere inimestel, mis see Kodavere kultuur on, mis see tähendab, kus see asub, millised inimesed seal seda eest veavad ja mis nad ise sellest asjast arvavad. Et saatekülaline on täna meil Ergo-Hart Västrik Kodavere pärimuse keskusest. Anname sulle siis sõna. Tere, Ergo, kuidas teil läheb? Et mis siis meie ajame jah, siin Kodavere pärimuskeskusega, oma mittetulundusühinguga siis sellist Kodavere pärimuskultuuri asja, aga võib-olla peab natuke kaugemalt alustama, et kus see Kodavere siis asub või kuhu ta siis paigutub. Täpselt nii. Et ta ei ole nii võib-olla laiemalt tuntud, et siis meie tahame olla oma keskusega, oma MTÜ-ga siis selline kihelkondlik keskus, et Eesti oli omal ajal jagatud sellised kihelkondadeks, need vanemad kultuuripiirkonnad on siis need kihelkonnad ja siis see Kodavere kihelkond, see asub siis Peipsi ääres ehk siis Ida-Eestis. ta on selline pikk kihelkond, kus on näha Peipsi järv, eks ju, Peipsi järv on Eesti idapiiril ja kuskil siis näete siin Mustvee linna ja Kallaste linna on kenasti, tuleb selle kaardi pealt välja ja, ja siis meie keskus, Kodavere pärimuskeskus ei asu mitte siin Peipsi ääres Kodavere külas, vaid hoopis siit 10 kilomeetrit sisemaa poole, ütleme, et siis Palal, kui vaadata siin siis kaardil, Suure Pala on selle nimi siin. ta on just nagu selle Kodavere kihelkonna keskel selle kaardi järgi, noh, üsna keskel. no võib öelda, et Alatskivi on keskus, praegult meie vallakeskus asub Alatskivil, praeguse haldusjaotuse järgi on see Peipsi ääre vald, üleval on siis Mustvee vald, allpool on Tartu vald ja või siin kõrval, aga meie nii-öelda selle vana Kodavere kihelkonna hõlmab suurel määral, väiksed erinevused on, siis praegune Peipsi ääre vald. ja just, et Kodavere pärimuskeskus ei asu mitte Kodavere külas, mis on vana kirikuküla, näete, seal on rist, seal on siis need kirikud andsidki sageli kihelkondadele oma nime või vastupidi. aga et siis meie asume eemal vanas Pala valla majas. Kodavere on siis selline piirkond, mis asub just nagu selline Põhja- ja Lõuna-Eesti vahel, vana haldusjaotuse järgi see asus siis äh, Põhja-Tartumaal. jah, et me praegu ka siis oleme osa Tartu maakonnast ja selle piirkonna pärimuskultuuris ongi siis selliseid Põhja-Eestile omaseid elemente kui ka Lõuna-Eestile omaseid elemente. aga noh, kõige rohkem ta on ikkagi Ida-Eesti, ütleme, see murrak, mida meie kandis siis kõneldakse, ta kuulub siis idamurde alla, et ta ei ole mitte päris see, noh, me teame seto keelt ja võro keelt sealt Lõuna-Eestis ja me teame Kirde-ranniku keelt sealt Põhja-Eestist, aga meie siis räägime, siinkandis siis on kõneldud sellist idamurdelist kohalikku keelt. ja, ja põhja poolt ongi, kui te vaatate seda kaarti, siis seal on Omedu jõgi on piiriks ja lõuna poolt on siis Emajõe Suursoo piiriks sellel kihelkonnal, et see looduslikult on ta omal ajal olnud eraldatud, noh, ongi Emajõe Suursoo ja Emajõgi, väga selge omaaegne selline looduslik piir. ja siis ida pool on selge piir Peipsi järv ja lääne pool on siis noh, seal pole see piir, no seal on niisugune metsavöönd on ikka, et selle meie kant on ka, on ümbritsetud suuremate metsamassiividega. et sellepärast on selline omaette kant. keskus on asutatud aastal 2000
18. Ja sellel on ka oma eellugu. 2018. aasta oktoobris siis Peipsiääre valla kultuuritöötaja Priit Kruup kutsus kokku sellised mõttetalgud, et mis siis, kuidas hoida siis seda kohalikku keelt ja meelt ja elus või kuidas seda rohkem pildile tuua. et meie piirkond on tuntud ju sellise, noh, meil on vanausuliste külad, et seal oli mitmeid kultuurikeskusi sellel ajal loodud ja nad tõmbasid tähelepanu ja meil on omad mõisad, mõisakeskused, Alatskivi mõis, Alatskivi loss on suur selline turistide tõmbekeskus siin, aga et seda kohalikku Eesti talupojakultuuri, noh, mille, noh, kõigi oma tavade ja eluga, keelega, et selle jaoks ei ole nagu siin meie vallas head keskust, no on Liivi muuseum, kes seda rolli täidab, aga noh, et võiks nagu veel, peaks nagu rohkem süsteemsemalt selle asjaga tegelema. Ja siis Red kutsuski kokku sellise mõttekoja ja seal siis tekkiski see idee luua selline omaette keskus, mis hakkaks pärimuskultuuriga siin piirkonnas tegelema. Ja võttis siis aega paar kuud. Me veel saime paar korda kokku aruteludeks, et kuidas seda ikka võiks teha. Ja siis detsembris 2018 me siis ka selle MTÜ nimega Kodavere pärimuskeskus asutasime. Et meil oli 16 asutajaliiget, lihtsalt sellised vanad tegijad, kes on siin piirkonnas varem midagi pärimuskultuuri valdkonnas teinud või keele valdkonnas ja koolist inimesi ja kunstide koolist ja vallast ja teistest kultuuriseltsidest, kes selline külaliikumisega tegelevatest seltsidest nii-öelda inimesi oli kokku tulnud. Siin on, selle kaardi peal on näidatud, et kuidas see Kodavere kielkonna keel jaguneb tegelikult idamurde ja Tartu murde vahel. See, mida me praegu kutsume Kodavere keeleks, see on see idamurdeline Kodavere keel, mida räägitakse siis, mida kõneldakse siin, ei räägita, siin kõneldakse just piirkonna põhjaosas. Et see lõunaots jääb juba Tartu murde alale. Siin on meie keskuse avamise pilt, kus on siis näha ka tolleaegne siis juhatus. Et need 16 inimest, jah, nende hulgas oli näiteks Eevi Treial, kes on siin hea kodavere keele kõneleja, või Mare Nõmm, kes samuti Kodavere asja ajanud. Vasakpoolne on Helgi Vaga, kes toona oli Assikvere haridusseltsi eestvedaja, pikaaegne õpetaja siin Pala koolis ja väga tegus ja äge kultuuri asjaajaja, kohalikus Assikvere külateatris kaasalööja ja kohalikus rahvatantsugrupis kaasalööja. Siis tema kõrval on Peipsiääre valla kultuuritöötaja Reet Kruup, kes selle kõige siis algatas, mida tema sõnastas selle vajaduse midagi sellist teha. Ja on olnud ka siiamaani, nii Helgi kui ka Reet on siiamaani meie seltsi juhatuses. Ja siis teisel pool seda Kodavere pärimuskeskuse silti on Grete-Stiina Haaristo, tolleaegne Pala kooli direktor. Nüüd ta on läinud juba teisi suuremaid koole juhtima, ta enam meie juhatuses ei ole, aga ta on siiamaani meie seltsi liige. Ja sealt edasi prillidega siis Mikk Kirikal, toona Alatskivi kunstide kooli direktor. Selles ametis on ta jälle praegugi, vahepeal oli ta mujal, aga nüüd ta on jälle praegugi meie juhatuse liige ja siis siinkõneleja seal paremal pool serva peal.
et see pilt on aastast 2019, kui me suvel siis oma pärimuskeskuse nii-öelda hoone avasime. Me saime siis vallalt kasutada, et siin pildi peal on siis näha see väärikas suur hoone, mis viimase omavalitsusreformi tulemusena tühjaks jäi. Kohalik selline võimu ja juhtimiskeskus, vana vallamaja jäi tühjaks. ja, ja juba nendel esimestel aruteludel tuligi siis see idee, et mitte hakata mingit kehvas seisus vana maja renoveerima, alguses oli juttu ka vanast Kodavere pastoraadihoonest, mis oli väga kehvas seisus, et seda võiks hakata taastama Kodavere pärimuskeskuse jaoks, aga siis just vallas pakuti välja, et vana pala vallamaja jäi tühjaks, et kas me ei tahaks, kas see uus pärimuskeskus ei võiks sinna minna ja meie haarasime sellest võimalusest kinni, nii et aastal 2019 saime me siis jaanuaris selle hoone võtmed, olnud siis viimased 150 aastat vallamaja. Hoone on väga esinduslik, nagu näha, torniga, ainuke Eesti torniga vallamaja. teda on omal ajal siis viimase 25 aasta jooksul kenasti korrastatud, hoolitsetud tema eest. nii et meie saime enda kasutusse selle hoone, kus me siis oleme talle andnud uut sisu, täitnud teda uute tegevuste ja uute tähendustega. et suur osa meie tegevusi keskendubki just sellele hoonele või selle hoone sisehoovis toimuvad ka meie sündmused. me siis olemegi järgnevate aastate jooksul, meil on nüüd siis juba ka siis 8. tegevusaasta käimas, hoonesse siis loonud selliseid erinevaid näituseid, väljapanekuid, kus me siis kohalikku kultuuri, pärimuskultuuri ja kultuurilugu tutvustame. näiteks vanas vallakirjutaja toas, mida te nüüd pildi peal näete, sinna oleme teinud Kodavere kihelkonna vallamajade ja valdade ajaloo sellise näituse. et see on selline stendinäitus, kus siis on portreteeritud kõik meie piirkonna 9 valda. 9 mõisast sai siis 9 valda omal ajal. ja nüüd nad on kõik siis ühe valla alla liidetud, nii et neid liitmisi on siin toimunud juba tsaariajast peale oli. nii et me hakkasime looma sellist, ütleme, ekspositsiooni, noh, näituse pinda, me oleme tegutsenud sellise muuseumilaadse asutusena sellest ajast saati, et meie juurde saab tulla vaatama midagi, tutvuma selle piirkonna aja ja kultuurilooga. nii et näiteks siis vallakirjutaja toas on siis vallamajade ja valdade ajaloonäitus, siis jah, siin on teise nurga alt ka seda tuba. Siis vanas valla vanema kabinetis on meil nüüd Anna Haava mälestustuba. see oli juba varem olemas, see oli ennem Assikvere seltsimajas. loodi juba, kui õieti mäletan, 2006. aastal see väljapanek. Anna Haava on sealt meie kandist pärit, tal oma majamuuseumi ei ole. ja siis, aga ta piirkonna inimeste jaoks on väga oluline luuletaja, väga oluline loomeinimene olnud. temast peetakse lugu, Pala koolgi on Anna Haava nimeline. nii et siis mõned aastad oli ta siis Assikvere seltsimajas, seal siis tundus, et seal väga palju inimesi ei käi, siis see anti üle Pala koolile, kuna see on Anna Haava nimeline ja kui loodi siis pärimuskeskus, siis Pala kool andis selle meile, nii et sinna vallavanema tuppa ta väga hästi sobis. siin on pildid, stendid, Anna Haava looming, tema käsikirjalisi materjale, tema isiklikud asjad. nii et seda tullakse meile sageli siin vaatama.
ma küsin, kas teil Anna Aava sõprade seltsiga on ka olemas koostöökoht? ja muidugi Anna Haava Sõprade Selts ongi, võib siis öelda, meie tegevusest välja kasvanud, Mm. et siin paar aastat tagasi, kui meie algatusel siis Anna Haava sünnikodu koht jälle valla poolt ühelt metsafirmalt välja osteti, et nüüd ta on uuesti vallamaa, siis tekkis see algatus, et luua sinna ikkagi Anna Haava luulekodu Mhm. ja luua sinna selline majamuuseum siis või selline residentuuripaik, ka hoone sellel krundil, mis praeguseks on tühi, seal on ainult nii-öelda vundamente näha ja seal mälestuskivi ja mälestustahvel. Ja siis loodi ka Anna Haava Sõprade Selts, nii et me suur osa meie keskuse liikmetest on ka Anna Haava seltsi liikmed, Anna Haava Sõprade Seltsi liikmed, nii et meil on jah, tihe koostöö selles osas või me teame, mis üks ja teine pool teeb. et praegult on meie juhatuses Elina Kalme, kes siis on ka, ta on meie juhatuse liige ja Anna Haava Sõprade Seltsi juhatuse liige samal ajal. Teisel pool koridori on siis meil, me nimetasime neid käsitöötubadeks, seal olid enne vallaametnikud, erinevad ma ei tea, sotsiaaltöötajad või maakorraldajad ja kes kõik seal töötasid. Kuna need jäid tühjaks, siis me nii-öelda meie käsitöötubades, meil on käsitöötuba ja puutöötuba nimeliselt, aga mõlemas on tegelikult käsitöö, seal me oleme siis erinevaid käsitöönäitusi korraldanud. Et kui meil on ühes maja pooles sellised püsinäitused, siis teises maja pooles on sellised ajutised näitused ja mis toimuvad siis kogukonnaga koostöös. Et see on nüüd esimesel aastal 2019 suvel peetud näitus, see on siis Tõrva Liisi ja tema tütarde näitus, siis omaaegne tugev käsitöö tegija ja tema tütred, kes olid ka kõvad käsitöö tegijad ja siis üks nendest tütardest võttis selle, Liia Mägi võttis selle oma ema ja õdede näituse korraldamise enda peale. aga meil on ka teisi käsitöömeistreid, kes seal on käinud oma näitusi pidamas. siin on veel sellest Tõrva Liisi ja tema tütarde näitusest pilt, aga siin on juba järgmise aasta näitus, kus üks kohalik rahvariide valmistaja oma kätega valmistatud Kodavere rõivaid, esitöötuba ja puutöötuba nimeliselt, aga mõlemas on tegelikult käsitöö, seal me oleme siis erinevaid käsitöönäitusi korraldanud. Et kui meil on ühes maja pooles sellised püsinäitused, siis teises maja pooles on sellised ajutised näitused ja mis toimuvad siis kogukonnaga koostöös. Et see on nüüd esimesel aastal 2019 suvel peetud näitus, see on siis Tõrva Liisi ja tema tütarde näitus, siis omaaegne tugev käsitöö tegija ja tema tütred, kes olid ka kõvad käsitöö tegijad ja siis üks nendest tütardest võttis selle, Liia Mägi võttis selle oma ema ja õdede näituse korraldamise enda peale. aga meil on ka teisi käsitöömeistreid, kes seal on käinud oma näitusi pidamas. siin on veel sellest Tõrva Liisi ja tema tütarde näitusest pilt, aga siin on juba järgmise aasta näitus, kus üks kohalik rahvariide valmistaja oma kätega valmistatud Kodavere rõivaid esitles. nii et ja seda jood me oleme jätkanud, osad näitused, siis need ajutised näitused on selliste üleskutsete peale kokku pandud, et näiteks paar aastat tagasi meil oli söögikraami ja söögiriistade näitus, kus siis inimesed tõid
erinevaid söögiriistu ja retsepte meile. Me panime ülesse. ahah, veel seal püsinäituste poolel on meil ka Kodavere keelenäitus. Me oleme asunud, üks meie tegevussuundi ongi Kodavere keele elavdamine, selle vana Kodavere murraku just. uuesti käibesse toomine ja siis Ann Kilgi, ka vana väga hea Kodavere keele kõneleja eestvõttel, siis panime kokku sellise, õieti Ann pani ja meie lihtsalt vormistasime siis selle Kodavere keele näituse palju ja sa sealgi ise, me palju sa ise Kodavere murret oskad rääkida? no kuna me oleme aastast 2020 korraldanud sellist kokkusaamist nagu Kodavere keelekool või Kodavere keelekuul Väga ja huvitav. ma olen ise, see algas siis selle Covidi ajal, nii et need tunnid meil on toimunudki Zoomis, meie õpetajad on olnud kõik vanad Kodavere keele head kõnelejad, meil on 5 õpetajat olnud, Väga tore. Ann Kilk nende hulgas ja, ja siis me siis viis õppesessiooni me oleme korraldanud ja ma olen ise siis ka osalenud ja ka baasoskused on mul olemas, nii et võin kõnelda natukene Kodavere keelel. Ole pai, räägi et meile ka Kodavere keeles, kui sa suudad. no päris vabalt eh, mina en õska viil kõnelda, aga natukene ikka suan, kui siin pingutan. Et kui vaatate siin pildi peal on kohe kaks stendi on Mari Vallisuust. Mari Vallisuu oli meie kandi kohe luuletaja, kes kirjutas kodavere keelen oma luuletuisi, omi salma ja tämä jah, siin on meie näituse kuulutus ja järgmisena tuleb kohe Mari Vallisoo stend, et siia on kohe siin stendi peal on eesti keelen ja siis kõllasega on kodavere keelen Väga tämä vahva. elo tutvustus siin. Väga vahva. Ja Mari kirjutas kirjakielen, suur osa luulekogusid on tämäl kirjakielen, aga kolm luulekogu või õieti 4. luulekogus on ka neid Kodavere kiilseid salma temal. Ja Ann Kilk, kes selle näituse on kokku pannud, oligi Mari õde või ongi Mari õde, nii et siia oli pere, kus kõneldi veel tõese maailmasõja järel veel Kodavere kiilt, see oli kodukiil. Ma küsin vahele, Meil kas Pala või Alatskivi koolides ka Kodavere keeleõpet toimub? selliseid, ma nüüd jälle lülitan kirjakeelele üle, et Miks? no võin proovida, no ma kõnelen siis aeglasemalt. Aga jah, et Palal ei ole Kodavere keele tunda, aga uuest õppeaastast nüüd Kodavere pärimuskeskuse, Liivi muuseumi ja Alatskivi kunstide kooli ühistüüne hakkame nüüd andma sellist Kodavere pärimusainet. Väga vahva. olema selle nimetanud, et selle aine nimi võis olla Kirev Kodavere ja seal on keeleõpe ka. Väga Et tore. 2 aastat olema
kõrvaldanud Kodavere pärimusringi Pala-Koalin 2 aastat. Aga nüüd siis õpe läheb nagu tunniploani koha, et kolmandas klassis, kolmandas klassis siis saab õppida Kodavere kodulugu ja kiilt samuti. väga tore. aga kuidas lapsed muidu tulevad kaasa või kuidas need pered suhtuvad sellesse? No meil Kodavere pärimuskeskusega olema kõrvaldanud Kodavere pärimuslaagrit. Just möödunud nädal oli ka meil oma laager Mm. ja sinna tulevad juba lapsed hea meelega, siia on oodatud sündmus. Veel, et siin näitustest, aga et kiiremini kõnelda, siis ma räägin ikka kirjakeelen. Et veel koridoris on meil näitus, laulupidude näitus, kohalike laulupidude näitus. Et siin Pala kandis on olnud omal ajal kõva laulumänguselts, kes siis korraldas laulupäevi ja meie oleme ka siis üle võtnud selle laulupäevade traditsiooni, et oleme 2 korral korraldanud koostöös muidugi teiste asutustega, aga olnud üks nendest eestvedajatest, kes on korraldanud siis Kodavere laulupidu. Sellest tuleb ka hiljem juttu, aga siis panime ka sellise ajaloolise näituse kokku, kuidas siis 20-ndatel, 30-ndatel neid laulupäevi ja laulupidusid siis siin piirkonnas korraldati. Siis veel seda kohalike inimeste lugu me jutustame ka, meil on näitus Oskar Tõrva fotodest, ta oli piirkonnas tegutsenud fotograaf, selline külafotograaf, kellelt siis on säilinud klaasnegatiiv Eesti Rahva Muuseumis ja siis tõime need klaasnegatiivid just nagu koju tagasi. Et meil on selline digitaalne näitus, puutetundlikkus ekraanis, sellises suures telekas ja siis osad pildid ka välja trükituna seintel. Praegult see näitus on just, läheb üles Halliku seltsimajja, siit 10 kilomeetrit põhja poole. Et kust sealt Halliku lähedalt Oskar Tõrva oligi pärit. Ja osad näitused siis on sellised üleskutse peale sündinud näitused, meil oli siis Kodavere kupuliudade tegemise konkurss ja siis oli ka näitus. Kupuliud on just selline nõu, nagu te näete seal peal, see on meie piirkonnale omane selline puidust anum, millest omal ajal söödi, suuremasse anumasse pandi puder, väiksemasse kaste ja tänapäeval sobib ta väga hästi, ütleme siis tipikausiks. Nii et ka kupuliudude väljapanekut ja kupuliudude näitust näeb meie keskuse ühes koridoris. Ja siin ongi need mehed. Ja seekord siis sellel konkursil osalesid mehed, kes siis meile neid kupuliudasid tegid. Ja 2 sõna ka praegustest selle suve näitustest, neid võib siis tulla kuni augusti lõpuni vaatama. Et on meil siis ühe õmblusmasina entusiasti Kristin Mägi kollektsioonist õmblusmasinad ja siis ka inimeste endi toodud, see näitus jälle sündis üleskutse põhjal, et inimesed tõid oma õmblusmasinaid ja mälestusi piirkonnas tegutsenud õmblejatest. Et see oli omal ajal ju veel 100 aastat tagasi tehti ju kõik riided kodus või külas ja rätsepaamet oli väga oluline. Nii et ja ka nõukogude ajal veel õmblejate juures käidi ja meil praegultki veel Palal on oma õmbleja, kelle juurde minnakse, kui on vaja midagi ümber teha või parandada. Nii et on selline õmblusmasinate näitus, mida saab augusti lõpuni vaadata ja on ka Veenika Västriku, minu abikaasa, kes on vaibakunstnik, kangakudumise õpetaja ja kangakuduja, tema vaipade või tema erinevate tekstiilide näitus on ka praegult meil pärimuskeskuses üleval augusti lõpuni. Aga et see maja täitmine selliste näitustega on üks meie tegevusi, aga tegelikult rohkem me teeme ikkagi erinevaid, ütleme, korraldame sündmuseid. Meil on selline tore sisehoov, siin on näha, milline see hoov oli 2019. aastal, nüüd on seal ka väike selline terrass või lava. Ja alates majja sisse saamisest aastal 2019 jaanuaris, siis me oleme korraldanud iga kuu vähemalt ühe
sellise avaliku sündmuse, kas siis siin Mhm. sisehoovis või hoones või siis kuskil lähedal, koolis, mõnes teises seltsimajas. et me tegeleme sellise sündmuse korraldusega. Mhm. et need sündmused on väga erinevad. Need on olnud, näiteks esimesel tegevusaastal oli selline rahvakalendri tähtpäevade sari meil, Mhm. kus me tähistasime vastlapäeva või jüripäeva või küünlapäeva või jõulusid või suviste pühal oligi meil selle päeva avamine või selle maja avamine või Mihkli päeva tähistamine. Need on siis erinevad sellised vestlusõhtud, kontserdid, töötoad või ühistegevused. Sageli on seal keegi kõneleja või mitu kõnelejat, mingi muusikaline osa, alati midagi sööme, nagu ikka. Aga lisaks, jah, siin on siis näha selle esimese aasta, siis meil ei olnud veel pinkegi, jah, esimesel kevadel siin käisid meil näiteks Silver Sepp ja Kristiina oma loomingust siin kõnelemas meie sisehoovis. See oli meie esimene õueüritus aastal 2019. Ja see on nüüd 2020, Piret Päär käis kõnelemas meie volikogu ruumis sealsamas, kus see keelenäitus, siis veel ei olnud keelenäitust üleval, et sellised väiksed kammerlikud kokkusaamised, see on meie tava, et sinna volikogu ruumi mahub noh, 25, heal pakkimisel 30 inimest, et see on siis meie mõõt, kui me korraldame selliseid sündmusi. Ja siin on siis 2020 me alustasime oma kontsertide sarja, murdemuusikasarjad, kus meil käivad siis erinevad pärimusmuusikud. Eile just oli viimane kontsert, Kätlin Mägi käis meil mängimas, aga siin on siis õed Taulid aastal 2020. Alati siis me tähistame Anna Haava sünniaastapäeva viimased aastad siis koos Anna Haava sõprade seltsiga ja alati, see on siis oktoobris ja alati tähistame siis novembris ka Mari Vallisoo sünniaastapäeva, et meie kandiga seotud olulised isikud. noh, siin on nüüd murdemuusika kontsertide plakateid, noh, siin on näha ka Puuluubi plakat, mis on vaieldamatult kõige rohkem rahvast kokku toonud kontsert meie sisehoovis. Rahvas ei mahtunud ära, see oli ka veel Covidi ajal, kui oli 100 inimese piirang, nii et me pidime pooled inimesed ukse taha jätma, siis avasime oma sisehoovi uksed ja inimesed said siis nii-öelda väljapoolt kontserdile kaasa elada. aga laagrid jah, alates 2021 oleme koostöös siis Liivi muuseumiga ja teiste vallaasutustega korraldanud pärimuslaagreid. siin on laagrite lõpupildid, meil on erinevad teemad olnud, filmilaager, teatrilaager, muusikalaager ja viimased 3 aastat me oleme siis pärimuslaagri nime all seda korraldanud, me oleme pärimuspille õpetanud, pärimustantsu ja selle aasta laagris siis ka käsitööd. et see oli filmilaagri lõpupilt ja siin on siis ka just möödunud reedel lõppenud pärimuslaagri lõpupilt. nii et lapsed laagrisse tulevad päris hea meelega, nii et ja see loome sellist pinda, et meil oleks tulev põlvkond ka, kui te nägite nende sündmuste piltide peal on sageli just vanemad inimesed, aga me valmistame ette siis pinda, et ka need nooremad meie sündmustele rohkem tuleks ja lastelaagrid need on. ja muidugi põlvkondi ühendavad on olnud siis need laulupeod, et esimene Kodavere laulupidu toimus siis 2 aastat tagasi, 2024 ja teine laulupidu siis nüüd sellel suvel, 7. juunil toimus. et see on eriline laulupidu sellepärast, et seal lauldakse kõik laulud Kodavere keeles. et meil on oma selge profiil. ja siin natukene ka talgutest, et meie järgmine suurem ettevõtmine, noh, siin on puude vedamise talgud, aga meie noh, nüüd sellel nädala lõpus me hakkame värvima üle seda kaunist Kodavere ütleme, pärimuskeskuse hoonet, õigemini vana Pala vallamaja. et sinna tulevad ka teised meie piirkonna seltsid ja ka ettevõtted on oma käe alla pannud või panemas, et meile annetati majatäis värvi. aga lisaks noh, on ka sellised väga praktilised tegevused, milles me kaasa siis lööme.
siin taustal on üks mõne aasta tagune puude vedamistalgute pilt. Me suurel määral talvel kütame pärimuskeskust puudega ja see on siis, et vald on, valla, vallal tegutsevad töömehed on siis neid ümber koha, sealkandis ümber kukkunud puid ja asju siis ladustanud pärimuskeskuse kõrvale, noh, kus on seda aegade algusest saadik tehtud ja siis aeg-ajalt neid puid sinna koguneb ja siis on vaja siis pärimuskeskuse kuuri alla vedada ja ladustada. Et see pilt, neid talguid me oleme mitu korda teinud, kui jälle puid sinna tekib, siis ja ruumi on, siis veame. Ja et siis sellised ühistegevused, vähemalt korra aastas me ka selliseid talguid korraldame. Ja nüüd siis kuna vallamaja, milles me tegutseme, siis Vala vallamaja, igati väärikas hoone. Selle värvimisest on möödunud väga pikka aega juba, värv hakkab juba kooruma siit-sealt, nagu siin selle kuulutuse pealgi näha on, siis nüüd just meie järgmine suurem ettevõtmine ongi nädala lõpus siis maja värvimise ettevõtmine. Et teeme seda siis talgu korras kohalike vabaühenduste kaasabil. Et nüüdseks on Palal päris mitu uut sellist MTÜ-d ka loodud. Meil on MTÜ Pala laste heaks näiteks, mis on eest võtnud Pala lasteaia tingimuste parandamise. Neil on korraldanud väga vinget jõululaata, päkapikku laata, kus on ja oksjonit, kus on kogutud raha siis Pala lasteaia remonttööde läbiviimiseks. Nad on seal põrandaid vahetanud ja värvinud ja teinud vingeid asju. Ja nüüd on ka loodud selline MTÜ nagu MTÜ Pala kogukond, kes siin ka on meie bussipaviljonis ühe näituse korraldanud. Pala vana bussipaviljon on jäänud tühjaks ja siis me eelmise aasta lastelaagri ajal värvisime ta üle, tegime ta kauniks kunstiobjektiks. Ja nüüd on seal ka üks Pala kogukonna MTÜ korraldatud näitus. Ja kohalikud ettevõtjad, nii üks kui teine, on oma abi siin pakkunud, ka värv, millega me hakkame vallamaja värvima, on tegelikult meile kingitud ühe ettevõtja poolt, kes tegutseb sellise organisatsiooni nagu Eesti Mahekultuuri Fondi alt. mis ta nimi on? See on Leonhard Koort, kes siis on meid selle värvimisalgatusega toetas. Et meil oli aasta alguses olid meil sellised Kodavere pärimuskeskuse mõttetalgud, seal see maja värvimise idee sai ära sõnastatud, et seda on vaja lähiajal teha. Ja Leonhard haaras siis äri all sarvist ja siin mõne aja eest siis selle värvi meile siia ka kohale tõi. Nii et ja mõned teised ettevõtjad on siin ka helistanud, kirjutanud, kes on lubanud tõstukit, kes on lubanud veel pintsleid ja harju ja rulle abiks tuua, kes on lubanud redeleid tuua, nii et hakkame siis reedel hommikul peale ja et kellel on käed sügelevad või kes ka meie kandist siin kuuleb seda üleskutset, siis olete väga oodatud, iga abikäsi on väga teretulnud. Nii et see on meil siis ja siis meil sellel suvel on meil olnud ka pärimuskeskuse hoovis on Pala noored, meil on väga ägedad noored siin, kes on ka käinud meil pärimuslaagris ja nüüd põhikooli noored just lõpetanud või põhikooli lõpuklassides, siis nemad tegid sellel suvel meil
kohalikku pärimuskohvikut Karaski Kamber. ahah. et nemad on toredasti nädalavahetuseti reedest pühapäevani päevasel ajal 11-3 on nad siis meil kohvikut pidanud, nii et on põhjust palale tulla, palal ei ole muud kohvikut praegult. Mm. ja siis ka nemad toetavad meie talguid, nii et nad lubasid meile teha talgusupi omalt Mhm. poolt. Mhm. nii et see on tore algatus. ja seal nad käisid selle idee välja, said seal natuke abi mentorite poolt ja siis võtsid selle asja ette. nii et see on päris uus algatus sellel suvel. ja noh, muidugi siis, kuhu veel võib tulla, siis 23. augustil me mõtlesime, et me talgutel teeme ühe pausi, meil on ka veel selline asi nagu keelekohvik või keelekohvik, Jaa. et üks meie suvegiididest Imre Nõmm, jah, kes on ka enne, Imre nimi jäi enne mainimata, et meil praegult on juhatus 6-liikmeline, et 4 juhatuse liiget ma tutvustasin seal ühe alguse pildi juures, hiljem mainisin ka siis Elina Kalmet, kes Anna oma sõprade seltsi eest veab ja on ka väga tegus meie juhatuse liige ja 6. juhatuse liige on Imre Nõmm, praegune Tartu Ülikooli üliõpilane ja Alatskivi kooli, samal ajal ka Alatskivi kooli inglise keele õpetaja, ta nii-öelda õppimise kõrvalt juba töötab. ja Imre on just see, kes siis on oma vanaemalt selle kodavere keele õppinud, nii et Imre teeb neid tuure meil soovi korral soovijatele siis pärimuskeskuses kodavere keeles ja tema on siis üks meie suve giididest ja sellel suvel siis on ta korraldanud sellist sündmuste sarja nagu keelekohvik ehk siis iga kuu ühel pühapäeval kell 1 siis me saame kokku nende kodavere keele huvilistega. Mhm. et meil on siis selline kohviku formaadis, et me saame Mhm. laudade taga istuda ja siis on erinevad, noh, kas on siis mingi viktoriin või ülesannete lahendamine, No tore. mis põhineb kodavere keele ja kultuuri tundmisel ja nüüd ma tean, et 23. nad siis plaanivad sellist Eesti mängu formaadis, noh, televiisorist tuntud Eesti mängu formaadis teha siis sellise mängu selles keelekohvikus. et kõik see toimub kodavere keeles ja aga noh, sellest kodavere keelest saavad tegelikult Eesti inimesed hästi aru, nii et keelebarjääri siin olla ei tohiks. ja noh, sügisestest toimetustest me, ja siin tuleb maal elamise päev 19. septembril, et siis meil on maja lahti kindlasti, et muidu meil on maja lahti külalistele suvekuudel teisipäevast pühapäevani, et juuni, juuli, august, aga augustis siis või septembris enam nagu igapäevaselt maja lahti pole või iganädalaselt, aga on siis sündmuste raames. ja 19. septembril toimub maal elamise päev Mhm. ja siis on meil Karaski Kamber, see noortekohvik on meil majas lahti, teeme mõne tuuri ja siis toimub ka selline meil selle õmblusmasinate näituse lõpetamine selliste mälestuste jagamisega või et kuna meil oli näitusele näituse koostamise raames, siis me kogusime ka jälle Elina Kalme eestvõttel siis mälestusi endistest või ka praegustest õmblejatest, õmblejannadest, noh, vanemal ajal olid ka mehed rätsepad, tänapäeval see rohkem on naiste pärusmaa. nii et meil on siin plaanis kutsuda mõned endiste õmblejate järeltulijad oma, äh, oma, oma siis emade, vanaemade, emasid ja vanaemasid nii-öelda nendest kõnelema. ja siis me noh, ikka näitus tuleb sellise, näituse algus on oluline, lõpetamine samuti, et täname kõiki, kes on panustanud siis näituse koostamisele ja et see toimub 19. augustil ja
ja nüüd ennist oma jutu alguses mainisin, et meie toimetame siis selles vanas vallamajas nii-öelda selle hoone 2/3 ulatuses ja teine postkontori pool oli pikka aega siin tühi, aga just nüüd sellel suvel on sinna sisse kolinud või kolimas siis Pala Laste Heaks MTÜ ja nemad plaanivad siis ka avada oma uksed just 19. septembril, teha oma avamissündmuse. nii et mis nad täpselt teevad, eks siis seda kuuleb. nii et tore, tore, et meie sinna sama katuse alla teisi vabaühendusi on ka nüüd koondunud. et saame kindlasti koos asju ette võtta, koos on kindlasti tegusam kui üksinda. aga et nüüd saadet lõpetada, et mida siis öelda kultuurihuvilistele eestlastele Kodavere inimeste poolt, mis te tahate neile südamele panna? Tulge mm,. külla, ma kujutan ette. jah, et siin maja on meil jah, teisipäevast reedeni suve 6. augusti lõpuni avatud. tulge meie näitusi vaatama, tulge meie sündmustele. et info meie kohta leiab sotsiaalmeediast, Kodavere pärimuskeskus on seal täitsa olemas, meil on oma koduleht kodavere.ee, kus on samuti värskemad sündmuste kuulutused üleval avalehel ja muudest rubriikidest leiab ka sellise kronoloogia meie varem korraldatud sündmuste ja muude tegevuste kohta. ja enne ja, meil oli jutt, ja enne meil oli jah, jutt, et me paneme saate lõppu veel ühe videoklipi, et äkki sa räägid, millest see on? no ma julgen ärgitada huvilisi minema Youtube'i Kodavere pärimuskeskuse kanalile ja sealt ma valisin näitamiseks 2 aasta taguse Kodavere pärimuslaagri klipi. see on niisugune lühike, mis näitab seda meeleolu, mis lastelaagris on. jah, või mis nüüd on olnud viimastel aastatel. aga sealt kanalilt leiab ka muid põnevaid asju, seal on meie esimeses pärimuslaagris tehtud kodaverekeelne noorte seriaal Kodavere vaim Peipsi kõhal. selle 5 osa leiab sealt, need on sellised lühikesed klipid, et see oli siis laagri käigus valmis selline film, mis seriaal noorte kaasabil nende antud ideede põhjal, noh, et see näeb välja natuke sihuke õudukas, seal on igasugused ja zombid ja muud toredad tegelased nagu Juhan Liivi vaim ja muu selline. ja seal on oma lugu, aga seal kanalil on ka näiteks Kodavere laulupeo salvestus, nii et eelmise laulupeo, 2024. aasta laulupeo salvestus, noh, kohe täissalvestus üle tunni aja. et saab ka sellest asjast ülevaate ja niipea, kui saab valmis selle aasta salvestus, siis sellega liidame siin meie kodulehel ka uue laulupeo salvestuse kohta tuleb. aga jah, see lastelaagri klipp on niisugune hea lühike vaatamine, mis näitab just noori, noored on meie, kuidas öelda siis, see kõlab väga trafaretsena, aga selline järjepidevus on väga-väga oluline. jah, et meil on vaja sellest pärimuskultuurist meie kogemuse põhjal huvituvad noh, ennekõike sihuke vanem põlvkond, kellel on mingid mälestused, mingisugused teadmised või soov kuidagi huvi ajaloo ja kultuuriloo vastu, aga nüüd on just oluline see, kuidas luua seda sidet nende vahepealsete põlvkonda ja selle noorega. just. et meil on tore, et jah, need Pala kooli noored, kes meil teevad seda kohvikut, noh, nemad on näiteks algatasid aasta aega tagasi ka oma podcasti, Kaugen külen on selle nimi. nii et väga äge algatus, Karmen Kivistik on seda eest vedanud, aga seal on ka 4-liikmeline tiim taga. et nad postitavad Youtube'i ja Spotify'sse iga kuu siis episoodi, kus neil käivad külas erinevad Kodaverega seotud
inimesed, et seal on ka kodavere keelt kuulda. ta ei ole kodaverekeelne podcast, aga Kodavere kultuuri ja selle piirkonna ümber käib seal jutt kogu aeg. et seal on meie keelekooli õpetajad käinud, seal oleme ise käinud juhatuse liikmetega, seal on Imre käinud oma vanaemaga, seal on kohalik koolidirektor käinud kõnelemas, kohaliku tantsupeo juht ja nii edasi, käsitööinimesed. ja ma tean, et nüüd tulevad ka episoodid, kus meie murdemuusikasarja esinejad on ka seal kõnelemas, nii-öelda pärimusmuusikud. nii et toredaid algatusi on, mis on noortega ka seotud, nii et meil on oma selline loosung, niisugune hüüdlause Pärimuskeskusel, mis on ka ühel meie sellisel välisnäitusel, üks meie näitusi on Pärimuskeskuse aknal. et see on selline digiekraan, kus kuvatakse ühte sellist nagu lühiklippi ja siis sellist pildiprogrammi, mis kõneleb pikaaegsest vallakirjutajast Eduard Sildverist, aga seal lõpus on ka sellised lihtsalt teated ja sellised hüüdlaused, et meie hüüdlause on siis kodavere keeles, et kui me ise õma eme õia, kes see ikka hoiab, või ma ütlen siis uuesti, õige. kui me ise õma eme õia hoia, ikka ütlen valesti, kui me ise õma eme hoia, kes ikka hoiab, ehk siis kui me ise oma ei hoia, kes see teine siis seda ikka hoiab. no nii ongi ju, see on väga õige. et soovin omalt poolt väga palju suurt edu Kodavere rahvale, et just tore on see, et te olete suutnud noored sellesse teemasse nagu sisse tuua, et see neid ikkagi kõnetab ja et nad on ise initsiatiivi näidanud, et see tegelikult ei ole väga tavaline, et minu meelest see on väga, väga tore näide praegu sellest, kuidas noori saab panna oma kodulugu tegema juba maast madalast, et igal juhul soovin teile suurt edu ja tänan teid selles saates osalemise eest ja ma arvan, et me kohtume veel. Ja igal juhul oleme valmis siis ka Kodavere ideed ja kultuuri omalt poolt toetama, nii nagu meie seda saame ja oskame. Aitäh sulle, Ergo! tore, aitäh, teile ka, kõike head.